mõned aastad tagasi olime meie Alexela kütusetanklas ja pakkusime inimestele tasuta süüa, aga mis veel tähtsam, tasuta kütust. Vana hea aeg on tagasi ja me otsustasime, et me teeme seda jälle. Sealt tõesti, kui me Saku Alexelast mööda sõitsime, mõtlesime, et aga mis oleks, kui et pakuks Alexele välja, et jagaks jälle kütust. Pühad on tulekul, raha on vaja kokku hoida ja Alexel ütles kohe loomulikult. Ja meie mõtlesime koostöös meie sotsiaalmeedia sõbra Keiriga. See on Keir, kes on võlur, kes suudab tervele maailmale korraga saata signaali välja, et kes tahab saada tasuta kütust. Tänapäeval sotsiaalmeedia ongi maailm ja meil on seal kümneid tuhandeid jälgijaid. Aitäh, et jälgite meid, aga tõesti aeg on midagi tagasi anda ka. Ja nüüd on nii, et praegu neil momentidel külmetavate sõrmedega toksib telefoni Keir praegu üleskutset, mille me hetked tagasi filmisime ja nüüd on niimoodi. 3 esimest inimest, kes läbi selle sotsiaalmeedia jõuavad siia meie juurde, saavad paagitäie kütust ja ma luban, et mina isiklikult võtan londi välja sealt masinast ja panen selle autosse ja lasen paagi üleni täis. Kas need on londi tõstmiseks ikka head käed? Ilusad lapidad, jah. Nüüd ei ole midagi, nüüd jääme ootama. Nii, ja mitte ainult kütust me ei jaga täna 3 inimesele, vaid mina olen täna selles rollis, kus oma väikeste käekestega pakun meie võitjale siis ikkagi midagi head ja paremat süüa ka. Ja muide, Alexelas läks just käima, ei saa öelda kampaania, vaid nii ongi siin köögis, et kui te tahate midagi natuke teistmoodi, ei taha burgerisse näiteks 1 pihvi, tahate 8 pihvi, siis on võimalik seda teha. Tahate näiteks hot dogi tükeldatuna, siis on teenindaja, kes seda kõike teeb teile, ehk siis saad kokku panna täiusliku praed, täiusliku räpi, täiusliku hot dogi, mida kõike soovite. Ja kui see inimene tuleb sama paagitäie ja saab kätte, siis meie koos oma kallite kolleegidega anname süüa ka meie kulul. Ongi esimene inimene. Mis nimi? Jan Markus. Jan Markus, väga tore. Kus kandi mees oled? Saku kandi mees. Ja juhuslikult vaatasid praegu kus kohas siis? Instagramis, Facebookis? Instagramis. Õnnepäev, väga tore. Oled suur õhtuvaataja? Vahepeal ikka vaatan. Vale vastus, kogu aeg peab vaatama. Mis sul läheb? Diisel või? Bensiin. Ole hea, lase ümber. Mul ei ole nii pikka lonti masinast välja tõmmata, ma mõtlen. Lexus on siis esimene masin ja nagu näha, õhtuvaatajad elavad hästi. Paagi, see luuk on juba lahti tehtud. Kas sa olid kodus või olid roolis, kui sa nägid meid? Kodus. Jalanuba alati polegi. Nii ruttu tulid ära, jah? Millega tegeled? Pidin garaaži just minema. Mis seal? Autosi putitama. Sina putitad autosi, see on su töö, jah? Ei ole otseselt töö, aga hobi. Hobi? No veel parem. Nii, lugu järgmine. Oota, ma ise isiklikult, lihtsalt mul on nii suur au. Vaata 95 ja 8, mis sul läheb? 98 läheb, nii, hopsti, nii, lutakas peale, läheme jookseme siia. 5, no hakkaski pihta, kui suur paak on? 60 vist. 60, see pole mingi küsimus. Kui vana oled üldse, sa oled praegu üldse, käid koolis või tööl või? Tööl. Tööl ikka, jah? 23. 23, jah? Noor mees. No päris uhke auto ju. Vaatan nahksisu ja värgid ja ikka nagu päris. Ja siin Saku tanklas oled tihti käinud? Jaa, see on kodutankla. Kodutankla ongi, jah. Tead, aga nüüd on selline lugu. Meil on üks väike, no mitte liiga suur, aga üks väike ja tore üllatus on veel. Mis üllatus? No selleks sa pead tulema muga sinna tanklasse sisse kaasa. Palun väga, sa tuttavaks Robert Rool, sinu tänane teenindaja. Tere, rõõm, et tulid, astu edasi. Meil on sulle midagi head ja paremat pakkuda. No vaat nüüd on lugu selline, et täitsa tasuta meie kulul üks korralik toit ka sulle. No, teeks vanakooli burgeri lisapeekoniga. Sa Otto tead, millegast ta räägib, jah? Väga hea, mina ei tea, aga vanakooli burger lisapeekoniga meie kulul sulle täiesti tuleb. Nii, kuna ma olen siin esimest päeva, siis sa võib-olla annad andeks, et ma võtan natuke rahulikumalt selle kõigega, aga me teeme kõik nii, nagu sa tahad. Kuna meil on siin ikkagi selline väike lisamenüü võimalus, ise valimisvõimalus, siis mis sa arvad, kui ma paneks mõne pihvi juurde, et teeks nagu korralikuma? Sobib, jah? Mõistlik, väga hea. Ma panen sul 4 peekonit. No nii, kuidas läheb? Me mõtlesime, et me paneme 1 peekonis, paneme 4 ja ma arvan, et 1 pihvis paneme 3, sest et why not? Sest et why not? Aga sa ei jää seda tööd tegema sellepärast, et mul on juba järgmine inimene ootel. Niimoodi, kus siis nägite? Kas nägite Facebookis või Instagramis? Nägin. Jah, kus sa nägid? Facebookis nägid, jah. Väga tore, kus kandi inimene oled? Tallinn. Tallinnast? Elvast? Hästi palju sõita. Ega see Elvast küll nii lühikese aega siia ei jõudnud, nii et sa olid ikka Tallinnas? Ei, Tallinnas. Niimoodi, pole üldse küsimust, ma teen ise edasi, ma teen kõik ise ära. Niimoodi, 98 paneme sisse ja lähme maksame ära. Millega igapäevaselt tegelete? Juuksur. Väga tore. Ma kohe vaatasin, et ilusad juuksed on teil endal ka, nii et... Nii armased novembris käivad juba pädavalt. On ju varakult pihta, siis jõuab rohkem üllatusi teha. Ma ütleks niimoodi, et ei ole paremat päeva sul täna. See tasuta kütus ja selline burger ka veel. Ma olen nii õnnelik lihtsalt. Tead, ma arvan, et sul läheb siin kõvemaks söömiseks. Ma olen sul päris palju neid salvrätikuid. Kuule, aga palju õnne. Elu parim päev. Kas sind teeb ka rõõmsaks inimeste niimoodi teenindamine? Inimene läheb minema siit ikkagi nii hea tujuga, tal on nii hea olla, ta sai siis jõukese burgeri ja pool paaki kütust ka. Hea tujuga kohe kaasa. On jah, väga hea. No peaks nagu tulema.
palju õnne! Aitäh! Ongi jõuluaeg käes. Jah, kaugel need jõulud ikka on. Ja nüüd saab siis täispaagiga jõulude poole kihutama hakata. Edasi urada. Just nii ongi. Ühesõnaga, nüüd on lugu järgmine, et sa ei peaks siin niimoodi külmetama. Siis tule minuga kaasa, sellepärast mul on üks väike selline lisaboonus veel. Robertokene, siin ta on. Meie õnnelik võitja number 2. Palun võtta üle. Tere, Robert. Väga tore, väga tore. Minu kulul siis täitsa sööki ka. Ja ma julgustan olemaks loominguline sellepärast, et kui ta ikka tasuta, siis võib olla ju maailm valla. Särtsaka tasku. Soovitan hästi palju rohelist. Särtsaka tasku ja hästi palju rohelist. See on väga lihtne ülesanne. Ma teen teile nii särtsaka tasku, et te suriseda siit minema varsti. Jah, Otto. Asi on väga lihtne. Mul lihtsalt ei ole õrna, mis see särtsakas task on, et sa võid natuke mind suunata. Kallis võitja, kas meil läheb kebaab sinna vahele, kas läheb kana või veis? Otto, veis. 2 tükki. Pane 3. Muidugi. Teen õigesti praegu, panen see kokku, jah. Ma arvan, et terve pere saab sellest söönuks. Ma ikka, et oleks. Kas nii palju ei panda tavaliselt? No nii palju on tavaliselt. Ja, et sa mind parandasid. Sulub kokku ja siis tuled uuesti lahti, see on ilusti ja okei, kaval nipp. Nii, väga hea. Nii, ei jõua ühte üle andagi, kui juba järgmine inimene on kohal. Tere! Kuidas nimi? Eveli. Väga meeldib, minu nimi on Jüri. Niimoodi, no kus kohast te siis kuulsite ja nägite, et jagame kütust? Õde helistas. Õde helistas? Soo! Ja kus tema nägi? Täpselt ei teagi. Facebookist või Instagramist. Aha. Ja nii, õde oli siis kuskil tööl või kuskil eemal, ta teadis, et teie olete siin lähedal? Ja ta teadis, et meil elame siin samas ja siis helistas, et kas ma olen kodus, et mine, äkki jõuad. Ja jõudsid, sina oledki 3. inimene, palju õnne. Niimoodi, ole hea, juhenda mind, mis ma sulle paaki panen? 95. 95, väga lihtne, nagu naksti. Hops, meil läks kokku umbes 10 minutit. Ma saan aru, et siin veel inimesi tuleb juurde, aga kahjuks enam ei jõua niimoodi. Oleks võinud tegelikult rohkem jagada. Järgmine kord teame, et 3 inimest on liiga vähe. Palju umbes paagis oli? Pool paaki. Et ei peaks siin külmetama, siis tulge minuga kaasa, sellepärast et mul on üks inimene, kellega ma tahan teid tuttavaks teha, aga ta töötab teles. Ta on siin täna tööl ja nüüd on niimoodi. Roberto, järgmine inimene. Oi, ma pean nüüd kiirustama. Saa tuttavaks ja tõesti niimoodi on, et ole hea, esita tellimus ja Roberto teeb sulle valmis ükskõik, mis ta soovib. Niimoodi, kuidas läheb, kas Robi saab hakkama oma ülesandega? Üks tütarlaps saab kõige särtsakama räpi või siukse rulli, mis ta kunagi saanud, sellepärast see kaalub umbes 2,5 kilo, sest ma panin natuke kõike liiga palju. Ja, nii, näeb kokku, jah? Oi, no seda ma arvan, et Otto, sa võid seda ise proovida. Nii, tubli. Ma väga tänan, et tulite ja mul on hea meel, et natuke läks üle ääre ka, sest et see on minu lõuna, ma saan ka süüa. Palju õnne ja edu. Natuke jäisid üle ka. Ma vaatan, keegi ei pahandanud. Ma ütlen, mis on veel toredam, kui teha siin novembri keskel inimestele natukene rõõmu. Siinsamas Alexelas 3 inimest, kes esimesena kohale jõudsid, on saanud oma paagid täis. Ja mul on selline tunne, et kuna neid inimesi nii lühikese aega tuli nii palju, siis järgmine kord, kui me Alexelaga ühendust võtame, on mõistlikum võib-olla rohkem natukene seda kütust jagada. Mina viskan selle londi tagasi masinasse ja lõpetan omalt poolt tänaseks päeva. Nii, kallis võitja, mis me siis teeme? Juustune grillburger, veiseliha tahaks midagi. Seal muidu ei ole veiseliha sees või? Te teate, jah? Siin on juustusnitsel. Just, no tarbija teab ikka paremini. Otto, let's go, ma tean juba täpselt. Sai on siin. Nii. Sooja. Veiseliha pihv on siin. Tegelikult läheb praemuna ennem ka. No, väga hea, sa ütlesid. Juustu, selle paneme ka. Aga mis te arvate, teeks, paneks hullu, paneks veel ühe veel juurde pihvi? Väga hea kombinatsioon. Nii, Otto võib, jah? No, kohe selleks nüüd alustama ja panen risti peale, jah? Nii. No üks, mis on kindel, ma tahaks ise seda burgerit süüa juba. Kas see on medium pluss või see on natuke palju? No see on ikka nagu pillitud sai. Kas kliendile sobib? See on kõige tähtsam. Sai. See tundub päris mõnus. Väga hea. Majoneesi ketšupi kaste. Majoneesi grillkaste. Saatileht. Nii. Siia tomat peale, jah? Vaata, kus on iludus. Noh, hoia nüüd hinge kinni, Otto. Nii, nüüd tuleb öelda, et see on kõige ilusam burger, mis on kunagi näinud olen ja palvetada, et see kõik jääb kokku. Paneks midagi veel juurde, ei saa rohkem panna. Võib ju panna. See on juba preemia roheline. Ma olen nii õnnelik selle burgeri üle. Kas teil on suur pere? 6-liikmeline, siis on igale pereliikmele üks kiht. Sapaga. Ma soovin teile siiralt edu selle söömisel. See on natuke keerulisem kui tavaline väike hot dogikene. Ja palju õnne. Aitäh, et tulid nii kiiresti. Meil on inimesed on ära teenindatud. Nüüd küsimus, kui ma siin juba olen, kas võib endale ka mingi söögi teha või? No tavaliselt, kui maksad, siis ikka võib. Aga maksad? Jah, ma ei võitnud, aga tead, ma maksan ja võtan ise ikkagi midagi endale.